Tere ilusat laupäeva hommikut. Meil on kätte jõudnud 18. mai. Laupäeviti on mul 2 trenni, et kes mind Instagramis jälgivad, teavad juba, et ma treenin siis triatloniks ja mul on detsembris siis Ironman, et ma teen pool distantsi. Ja täiesti esimest korda ma ei ole kunagi sihukest asja varem teinud, et ainukene asi, mida varem olen teinud, on jooksmine ja nüüd see aasta ma olengi siis juurde õppinud ujumise ja jalgratta. Põhimõtteliselt ongi niimoodi, et ujumine on mul 2 korda nädalas, jooksmine 3 korda nädalas ja jalgratas ka 2-3 korda nädalas. Ja laupäeviti on mul siis blokktreening, kus ma siis teen alguses tund aega jalgratast, et ma ilmselt lihtsalt lähengi sõidan siin kusagil umbes, ma ei tea, 25 kilomeetrit, siis tulen koju ja kohe vahetan jalanud ära ja lähen jooksma ja siis tavaliselt jooksen nagu pikema jooksu laupäeviti. Muidu on nagu treeningud põnevad, et 2 uut asja, mida juurde õppida, et ujumine on minu jaoks nagu täiesti uus ja ikka kui sa midagi sihukest uut teed, siis see on alguses päris põnev, aga viimased nädalad ma olen lihtsalt nagu, tunnen, et ma olen nagu nii väsinud, kuidagi, ma ei tea, see motivatsioon ikkagist hakkab nagu ära väsima, nüüd ei ole enam nii põnev ja huvitav, sest ma olen seda kõike juba nii palju teinud ja eriti nagu ujumine, sa ei saa muusikat kuulata, kui sul ei ole väga mingi trennituju, sa ei saa kuidagi ennast väga üles haipida nii-öelda, et sa lihtsalt ujud edasi-tagasi, vaatad basseini põhja ja nii on. Et ainuke asi, millega sa ennast põnevamaks selle treeningu saad teha, on siis erinevad nagu need vidinad kickboard, et see on see, millest sa nagu kätega kinni hoiad ja siis ainult jalgadega teed ja siis teine asi on see, mis läheb jalga vahele. Jalad hoiavad kinni sellest asjast, mis nagu siin natukene vee peal hoiab ja siis ainult teed kätega. Need 2 asja on põhimõtteliselt ainukesed asjad, millega ma saan oma trenni natukese põnevamaks teha. Jalgrattas on muidugi täiega põnev. Eriti just sellepärast, et jalgrattaga saab kõige kaugemale nagu minna, et kõige pikem distants, mis me praegu Karliga koos teinud oleme, on 64 kilomeetrit, et see on päris äge, nagu saad näha erinevaid kohti ja nagu see on nagu põnev ja pluss nagu jalgratas on ise nagu äge, et sa saad nagu kiiremini ka sõita, et joostes sul ei ole mingisugust asja, millega sa koos nagu seda teed, et joostes sa lihtsalt ise pead pushima, aga jalgratas on nagu, ma ei tea, mäest alla sõites saad ikka päris kiire hoo sisse ja nagu sihuke natukene huvitavam on ju. Ja pluss nagu lisaks mul on see jama, et mul on nüüd puus uuesti tundma hakanud, et ma ei tea, millest see on. Ma olengi nüüd viimased nädalad jooksmist vähemaks võtnud, sellepärast, et mingi hetk ma lihtsalt nagu tunnen, eriti kui ma jooksen üle 5 kilomeetri, siis ma hakkan juba kohe tundma seda ja ma ei taha nagu seda vigastust nagu hullemaks teha aga see veits nagu demotiveerib, kuna jooksmine on mu siis põhimõtteliselt nagu mitte lemmik, aga nagu see on see ala, mille peal ma ennast kõige kindlamini tunnen. Eriti kui mul on mingisugused intervalltreeningud, siis ma tean, et ma saan ennast pushida, ma juba tean enda piire, samamoodi nagu distantsiga, et ma tean, et ma jõuan nagu vähemalt maratoni ära joosta, sest ma olen sihukest asja juba varem teinud. Aga jah, siis kui sa oled nagu peas endas enesekindel, siis ütleb keha sulle, et ei, seekord nii ei lähe. Ega mis ma ikka siin pläkutan, ma tegelikult peaks juba minema trenni, kuna tänane trenn võtab mul umbes 2 tundi vähemalt, ma arvan jah. Nii et jah, lähme trenni. Täiega tuuline on lihtsalt täiesti õige. Täiesti vastutuul, terves aeg ma siia tulin nüüd tagasi tulla ja siis ma loodan, et see tuul ei ole nagu ümber keeranud, mis vahest on suht tavaline, et tagasi sõites tuleb ka nagu tuul vastu sulle, aga ühesõnaga loodetavasti on selja tagant, siis on lihtne sõita. Nii, ma just jõudsin kohale. Tuli siis 24 kilomeetrit ja 58 minutit. Ja ausalt öeldes ei olnudki midagi nii hulla.
ma ei tea, mis ma enne vingusin. Praegu on jumala hea olla. Ma pean kindlasti oma ketti vähe hooldama, sest see rogiseb juba päris ubedalt. Ma olen mitu nädalat seda edasi lükanud. Ja kui ma teistest jalgratturitest mööda sõidan, siis ma jätan oma pedaalid seisma, et nad ei kuuleks nagu seda krigirat, sest see on piinlik. Nii, ma olen siis jooksult tagasi jõudnud ja ausalt öeldes ei olnudki nii raske. Et sain isegi päris hea tempoga joosta ja puus ei teinud ka üldse haiget, et ma olen päris rahul. Et ju siis asjad ikkagi liiguvad paremuse poole. Et mul oli plaani järgselt tegelikult vaja teha 15 kilomeetrit, aga ma tegin 10, kuna eelmine nädal, kui ma tegin 13, siis mu puus ei olnud väga nõus sellega. Ja täna oli päris hea, ausalt. Mul on need pesus käidud ja ma olen söönud. Ja ega mul rohkem nüüd laupäevaks suuri plaane ei olegi. Et võtan lihtsalt rahulikult, puhkan. Ja homme lähen ma siis ühele üritusele. Et see algab nüüd hommikul vara, 5:45 pean kohal olema. See on siis HBF Run ja see on siuke jooksuüritus, et sa saad joosta seal erinevaid distantse ja seekord ma seal jooksjana ei osale, vaid ma lähen vabatahtlikuks, kuna mõtlesin, et tore oleks nagu ise ka tagasi anda, kuna enamus üritused, minu arust need jooksuüritused, need, kes siin tee ääres seal aitavad ja annavad sulle vett ja mis iganes, on kõik vabatahtlikud ja mõtlesin, et tore oleks ise ka nagu seda tegema sinna minna. Ja see konkreetne üritus ongi mõeldud siis selleks, et koguda raha heategevusorganisatsioonide jaoks, et eelmine aasta nad vist kogusid kokku 1 miljonit tänu osalejatele, et kõik see raha, mis osalejad maksavad, läheb nagu heategevuslikuks kasutuseks või siis sa saad vist ise ka valida konkreetse organisatsiooni, kellele sa tahad annetada selle raha. Ja ühesõnaga lähen sinna ja mul oli siuke mõte, et kui ma olen ise jooksmas käinud, siis hästi paljudel inimestel on siuksed ägedad sildid tee ääres mingi motivatsiooni siukse lausega, et need aitavad täiega kaasa ja siis ma mõtlesin, et ma teen ise ka mingisuguse siukse sildi, et võib-olla aitab kellelgi seda jooksu natukene lihtsamini läbida. Mul on siis üritus läbi saanud, ma just liigun auto peale. Et päris tahe oli. Põhimõtteliselt hommikul lihtsalt siis panime selle vee valmis kapsikutesse ja siis andsime neile jooksjatele välja ja siis hiljem pidime kõik kokku korjama.
ja need esimesed jooksud olid ikka mega kiired, nagu veits oli nagu isegi hirmus neile seda topsi kätte anda, kuna nad tulid siukse hooga. Aga täiega äge, pärast olid veel seal nii-öelda tavajooksjad ja siis lõpus oli isegi mingid pered, naised olid mingi kärudega jooksid seal ja täiega lahe, mul on täiega energia täiega üleval. Tšau! Kätte on jõudnud esmaspäev ja nädalavahetus läks nii kiiresti ja uudne. Lihtsalt nagu see ongi see põhjus, miks mul nende videotega nagu nii kaua läheb, et see nädalavahetus läheb just nii kiiresti. Ja ma olen nüüd jõudnud kooli, et mul on täna koolipäev ja mul on trennist vaba. Jess, jumal tänatud. Nagu ma olen nii läbi omadega ausalt. Eile oli suht pikk sõit, et 67 kilomeetrit, see on kõige pikem sõit, mis meil siiamaani on olnud. Ja Karli sõber tuli meiega kaasa, et ma isegi kujuta ette, kuidas ta vastu pidas. Ta ei ole 2 kuud jalgrattaga sõitnud, samal ajal kui me Karliga oleme vähemalt 2 korda nädalas sõitmas käinud juba päris pikka aega. Ja neid pikemaid sõite ka siis iga nädal teinud. Et müts maha, täiega tubli. Ja ma ise lihtsalt ma tunnen, et ma olen nii väsinud täna, mul on jalad valusad, mul on lihtsalt siuke täiega energia ülimadal ja ma tahaks lihtsalt magada. Ma olen nüüd koju jõudnud ja kuna mul nädalavahetusel oli suht kiire, siis mul on paar asja siin tegemata jäänud, et ma nüüd hakkan koristama, teen tolmukaga üle ja mul on vaja nädala toidud ka ette valmistada.
Kätte on jõudnud teisipäev. Ma just lõpetasin töö ja sõitsin siia ujulasse, kell on 3:30. Teisipäeviti on mul siis tavaliselt ujumine ja pärast ujumist on jooksmine ka veel otsa. Õnneks töö juures oli suht okei päev täna. Mul oli uus tüdruk, ta on küll varem juba käinud, aga ikka alles õpib. Ikka tuleb mingi vigu ette ja nii edasi, et siis see veits on natukene pingelisem, aga muidu nagu ta sai vist hästi hakkama isegi. Et veits ikka teed vigu ja selles mõttes me kõik oleme kunagi olnud algajad nii-öelda, et ma ise samamoodi, kui ma alustasin siin, siis tuli ikka päris palju neid vigu ette, eriti nagu see, et sa oled täiesti uues keskkonnas, uued inimesed, uued, ma ei tea, toidud ja mis iganes. Ma nüüd söön oma snäki. Mul on plaanis täna teha 1,5 kilomeetrit ja mul tavaliselt kulub selleks mingi 50 minutit. Soojendussetid 100 meetri kaupa ja siis tuleb 200 meetri kaupa 4, ma ei tea, setti või mis iganes. Ja siis cooldown ka 3 korda 100 meetrit siis. Aru, mul on nagu nii palju varem olla. Mul oli täiega hea trenn, mul kuidagi tuli nagu, ma ei tea, kõik tuli nii sujuvalt välja. Siuke tunne, et reaalselt vesi libises täna paremini, ma ei tea. Täiega hea trenn oli ühesõnaga. Ja päike hakkab vaikselt juba loojuma, nii et ma kiirustan nüüd koju, et ma ei jääks väga pimedasse oma jooksmisega. Siin hoones on 2 sisebasseini ja 2 välisbasseini, et see on täiega siuke suur kompleks. Aga tavaliselt on need sisebasseinid broneeritud ja täna oli ka niimoodi, et ma pidin siis väljas ujuma ja siiamaani on okei olnud, aga ma tean, et varsti hakkavad külmemad ilmad tulema, et siis ma ei teagi, kas ma üldse suudan seal väljas ujuda, ma ei kujuta ette. Ma tean, et see bassein on ikkagi soojendusega, aga kui õues on mingi 10 kraadi, et siis ma ei kujuta ette, mis tunne see on. Et praegu, kui ma välja tulin, siis ma tundsin ka, et veits on nagu jahe, aga ma läksin kohe kuuma duši alla, nii et praegu on fine.
jooksmas on käidud, käisin pesus ära, sain kõhu täis ja nüüd mul on täiega hea olla. Meil on rõõmus, jooks läks hästi, kusagilt midagi ei valutanud. Ma tegin niisuguse lühikese jooksuga, et tavaliselt pärast ujumist ma teen nagu lühikese jooksu, et ma ei taha pushida. Ajapikku siis, kui ma hakkan Ironmanile lähemale jõudma, siis ilmselt lähevad need jooksud pikemaks ja ujumised ka. Aga praegu tegin siis 4 kilomeetrit ja eile ma tegin ahjus omale sellise nagu riisiroa, et panin kanakuubikud, riis, puljong, tomatikaste, igasugused maitseained, viskasin lihtsalt ahju tunniks ajaks. Seda sööki jätkub mul nüüd 4 päevaks, et eile õhtul sain süüa ja siis 8 portsu veel. Ja nii hea ja lihtne oli. Tulin nagu koju, läksin jooksma ja kuskil, ma ei tea, 6:30 siis sain oma asjad tehtud. Ja ma lihtsalt võtan selle toidu, panen mikrokasse, lasen soojaks ja saan kohe süüa. Et ilma prepita ma ei saaks üldse praegu ilmselt hakkama, et ma ei jõuaks nagu õhtul hakata siin veel vaaritama. Aga ma nüüd vaikselt sätin ennast magama ära ja me näeme teiega juba homme. Sõbrad, meil on kätte jõudnud kolmapäev ja ma just olen siis töölt koju jõudnud. Ja täna on jalgrattasõidupäev. Ja Karl tuleb ka minuga kaasa, et jalgrattapäevad on päris lõbusad. Siis me saame 8 koos trenni teha ja jutustada ja täna on suht ilus ilm ka. Plaanis on, ma arvan, mingi 35 kilomeetrit teha, et vaatame. Eelmised nädalad ma olen veits nagu lühemaks teinud, siis ma olen suht väsinud olnud. Et ma lihtsalt vaatan, kuidas mul jalad on. Ja siis tunde järgi. Ja tund 30 läks siis. Päris hea või? Mis tunne on? Päris hea hooga läsid alguselt või? Ma ei näinud, mul olid prillid nii peal, et ma ei näinud, kui palju oli. Ma pidin ikka piirda. Tund 30, average speed on 24 kilomeetrit tunnis. Ja maks tuli 53. 55 maksa. Kogu aeg. Aga kõige kiirem on 65 vist. 65 kogu midagi. Veits oli külm ikka lõpus. Tere hommikust, meil on nüüd neljapäev kätte jõudnud ja käisin just jooksmas. Mul oli intervalltreening täna
ja mida pekki, õues on jumala külm. Meil on 11 kraadi praegu väljas, et kuidagi nii ootamatult tuleb alati siin see talv. Aga päeval läheb ikka uuesti soojaks, et see ongi kõige naljakam, et siis see nagu, kui sa muidu hommikul vara väljas ei käi, siis sa ei saa arugi. Ma käisin pesus ära, ma tunnen ennast päris hästi. Intervalljooks läks päris hästi, et siuke lühike, aga kiire. Need on alati siuksed, ma ei tea, fun'id. Lihtsalt on nagu fun joosta niimoodi, et sa lihtsalt jooksed nii kiiresti kui võimalik, siis puhkad, siis paned jälle uuesti. Et see on alati lõbus, ma panen tavaliselt omale mingi hea muusika ka käima ja see annab mulle kohe energiat terveks päevaks, kuigi samal ajal on see kõige väsitavam muidugi. Aga jah, ma hakkan nüüd siis putra omale tegema. Ma panen tavaliselt mingi 80 grammi, panen natuke soola. Siis lasen lihtsalt nagu keema selle korralikult. Ja siis ma panen seda munavalget. Teete nagu, ma ei tea, need fitnessi inimesed teevad, Kaisa ja lihtsalt eraldad ühest munast, eraldad selle munavalge. Selle kollase jätan praegu siia kõrvale. Ja siis meil saab poest osta siukest munavalget. Ta tuleb, peaaegu on liiter, 950 milliliitrit ja meile jätkub Karliga 2 peale seda nädalaks ajaks. Ja seda panen siis endale 80 grammi. Ja nüüd ma lihtsalt lasen selle miksriga selle munavalge vahtu ja siis kui puder on valmis, ma lihtsalt segan selle sinna sisse. Selline ta siis tuleb korralikult vahtu ja mul on nüüd puder enam-vähem valmis, siis ma lihtsalt segan selle sisse ja pärast eraldi viskan selle munakollasega, segan selle sisse ära. See, mis ma just näitasin, siin on see heart rate variability ja viimased 4 nädalat on kõik rohelises olnud ja nüüd on läinud punaseks ja mul on ainult ühe korra niimoodi punaseks läinud. Oli siis, kui mul oli Eestis kõrge palavik ja ma olin haige. Ma ei tea, millega see keha parasjagu võitleb, aga midagi nagu on paigast ära. Saate ära, ma panen just riidesse, et kooli minna ja ma lihtsalt ei tea, mis riidesse panna, sellepärast, et praegu näitab 13 kraadi ja umbes see aeg, kui ma hakkan koju liikuma, on väljas 27 kraadi. Et nagu, mida pekki, mida ma selga peaks panema nagu. Ja kuna ma liigun bussiga kooli, kuna seal ei ole väga parkimist, siis mul on lihtne bussiga minna, on ju. Siis ma ei taha liiga palju asju endaga kaasa tassida, et ma ei peaks nagu pärast, kui ma võtan mingi paksu jope, on ju, et siis kuhu ma selle pärast panen, on ju. Ma loodan, et tuuline ei ole, sest et kui tuul ka tõmbab, siis ma jään küll haigeks. Ma ei tea, ma arvan, et on okei niimoodi.
lõpuks ometi on kätte jõudnud nädalavahetus ja on laupäev. Ma just sätin ennast trenniks valmis. Mul on siis plaanis täna teha umbes tund aega jalgratta peal ja siis lähen jooksma. Ma ei ole veel kindel, kui palju ma jooksen. Ma arvan, et mingi 10–15 kilomeetrit. Oleneb, kuidas tunne on. Ma praegu nagu suht siuke hea olla. Nii et ma arvan, et ma võiks üle 10 täna joosta. Aga vaatame, sest et see nädal on juba niikuinii lihtsalt kuidagi olnud raske, et ma eile võtsin isegi trennist vabaks, et ma ei ole ammu niimoodi teinud. Tavaliselt mul on reedeti ujumine, aga ma mõtlesin, et ma võtan vabaks, lasen natuke kehal taastuda, et siis mul on hea täna siukse uue energiaga trenni minna. Öösel on vihma tulnud ja tee on alles märg ja ma ei ole varem niimoodi märja tee peal sõitnud ja veits on nagu hirmus. Ma ei tea, nagu ma kartan, et ma hakkan libisema kusagil kurvis ja käin täiega käna, sest need rattad, mis mul all on, nagu täiesti siledad. Ma olen nüüd täpselt poole peal, keeran kohe ümber ja ma olen päris palju jalgrattureid näinud nagu maanteeratastega. Nii et ma vist nagu päris lollakas ei ole, et ma siukse ilmaga nüüd siia tulin. Et võib-olla lihtsalt veits nagu paen üle. Ma jõudsin just koju ja vahetan sokid, panen mütsi pähe ja siis lähen kohe edasi. Ja kui te mõtlete, et miks mul mingisugune viieaastase kombekas on seljas, siis see on tegelikult ülimugav. See on mõeldud nagu võistlusteks, et kui sa tuled sealt ujumisest välja, sul on ju see vetsuid seljas ja siis sa saad selle kohe seljast ära tõmmata ja sul on vetsuid ja all on see siukene tri-suit, et see on hästi õhuke, mahub täpselt sinna alla. See on siis mõeldud nii jalgrattasõiduks kui ka jooksmiseks, et tavalised jalgrattapüksid on nagu tagumiku pealt täiega paksud, mis on muidugi küll mugav, aga kui sa lähed nagu jooksma pärast, siis sul ei ole mõnus nagu joosta niimoodi, et sul on mingi, ma ei tea, mis asi, nagu pampersid oleksid jalas, on ju. Ja see ongi täpselt selline, et on suht õhuke, aga samal ajal nagu piisavalt ikkagist, et on nagu okei jalgrattaga sõita ja siis okei ka joosta ja ma ei tea, mul on trenni ka teha sellega üli mõnus, et isegi kui ma näen nagu võib-olla natuke lollakas välja, on ju, et mis siis, ega see sport ei olegi väga normaalne. Vähemalt mul on nagu mugav, hea olla ja ma saan oma asju ilusti ära teha. Mul on tänaseks nüüd treenid tehtud. Kokku tuli siis 26 kilomeetrit jalgrattaga. Ma otsustasin ikkagist, et ma teen 10 kilomeetrit jooksmist. Kuna mul on ikkagist päris tugevalt veel meeles, kui nõme on joosta, kui sul kusagilt valutab. Et mul ei olnud täna jälle mitte mingisugust nagu tunnet, et kõik oli nagu hästi. Aga ma tahangi nüüd, et kehal oleks aega siis uuesti harjuda sellega, vaikselt nagu siis tugevamaks saada. Ja ma olen tulnud siia parklasse nüüd, et mul on jooksur kell 12 ja mul on sinna 2 minutit aega. Ma tahtsin nagu seda rääkida, et miks ma üldse siis seda kõike teen, on ju, ma isegi ei tea ausalt öeldes. Ma nüüd täna, kui ma jooksin, ma tavaliselt jooksin ilma kõrvaklappideta ja siis ma mõtlesin ka selle peale, et mis oli see, mis pani mind registreerima ennast Ironmani jaoks. Lihtsalt see väljakutse ilmselt,
see, et proovida midagi uut, et lihtsalt see challenge, ma arvan. Ja loomulikult see ka, et sa ju õpid iseenda kohta nii palju, kogu aeg nagu ületad enda siis piire, et samamoodi kui ma maratoni jaoks treenisin, siis ma alguses ma ei kujutanud ettegi, et ma suudaks sihukest asja ära teha. Aga see hetk, kui sa jooksed üle selle finišijoone ja siis sa saad aru, et nagu kõik on su peas kinni, et sa võid arvata, et sa ei suuda midagi, et sa ei jõua, mis iganes, aga see on sul kõik peas kinni, kui sa tahad seda, siis see on võimalik. Ja samamoodi selle Half Ironmaniga, et ma ei tea, ma nägin nii palju inimesi, nad tegid seda ja see oli nii inspireeriv. Ja ma mõtlesin, et miks ma ei võiks proovida. Muidugi see saab olema raske, ma olen nüüdseks juba aru saanud, et ma olen ujumises nagu täiega noob ja see on ilmselt see koht, kus ma kõige rohkem arenen. Ja üldse nagu see aja planeerimine, et ma teen ju seda hobi korras ja samal ajal nagu käin koolis, tööl ja teen igasuguseid muid asju. Et see aja planeerimine, et sa jõuaksid kõike neid treeninguid teha, mis sul selle jaoks vaja on ja siis samal ajal ka enda elu normaalselt edasi elada. Ja jah, lihtsalt nagu teha midagi, mis sulle nagu eluks ajaks meelde jääb. Et minust mingisugune profisportlane kindlasti ei saa, et see on lihtsalt sihukene midagi, mida ma teen lihtsalt lõbuks. Ja ma ei võta seda liiga tõsiselt ja ma tahan, et see oleks nagu lõpuni välja sihuke fun ja et ma naudin seda. Ja nüüdseks ongi siis mul umbes 6 kuud aega, et selle jaoks siis ennast ette valmistada. Paari kuu pärast näeme juba, kuidas ma siis tunnen selle koha pealt, et mis emotsioonid on niimoodi. Aga jah, kuulge, ma pean nüüd lõpetama. Ma tänan, et sa tulid minu videot jälle vaatama ja ma loodan, et sa nautisid. Ma loodan, et oli huvitav näha minu treeninguid see nädal. Ja ma nüüd jooksen juuksurisse. Ma panen kindlasti siia lõppu veel paar klippi ka. Mul on järgmise video jaoks siis planeeritud väike puhkus jälle ja seekord me lähme Austraaliast välja. Nii et näeme juba seal. Tšau!